tere kõigile, ma olen Maria. Hei, siin on Viki. Tere, minu nimi on Sydney. Ja meie oleme Juurtšikid. Ja täna me oleme tulnud siia padelikeskusesse Rocca al Mares, et katsetada sellist trenni nagu padel. See pidi olema squashi ja tennise vahepealne. Milline on teie eelnev kogemus? 0. No ausalt öeldes ma olen käinud siin, ma mängisin tennist esimesest 4. klassini, siis oli pikk paus, siis kuna meie pool on siin lähedal, siis me käisime mingi 2 kuud järjest, iga nädal käisime siin padelis, aga siis see oli nagu kooli tasemel, nagu lihtsalt siin veits peksad on ju. Ja siis ma käisin ühe korra ise ka siin, aga kohe peale seda tulid ülisuured võistlused siia ja siis me olime nagu 2 täielikku amatööri siin ja siis olid kõik ülejäänud olid full profid ja siis ma sain mingi eluaegse trauma sellest, rohkem pole tagasi jõudnud. No ma olen ka tennist paar aastat mänginud, aga rohkem mul padeliga kokkupuudet ei ole. Seega nüüd me hakkamegi kohe õppima. Meil on ka treener Samuel, kes meile seda kõik õpetama hakkab, nii et ma olen väga läbi. Ja, väga. Tere teile, mina on Samuel, olen padelitreener. Mis on padel? Padel on maailma populaarsuseks kasvav spordiala ja ta on midagi tennise ja squashi sarnast. Nagu te näete, siin on sellised metallpõred ja samamoodi mõlemad see meenutab natuke vanglat. Natukene on vangla tunne. Alati mängitakse seda paaris mänguna ja mis eristab tennisest on see, et siin on sellised huvitavad reketid. See on kergem vist ka kõvasti. See need on nii ilusad neoonid, mul hullult meeldivad. Praegu see aasta on jube trendikas neoon. Võib-olla Victoria teab, et ise on ka tennist mänginud, sest tennises hoitakse väikse sihukese nurga all. Aga padelis on vastupidi, miks hoiad nagu hoiaksid kirvest käes. Aga et oleks otse, vaata nagu, mitte nagu selle kalda all, vaid nagu otse. Natuke naljakas, kui ma käisin, ma mängisin alati selle kalda all, Martin. Kuidas sa lööd otse ja mitte nagu natuke viitu? No, pärast saame teada. Viki sellegord? Ei, Viki sa lihtsalt. Mul ei jää, ta lihtsalt valiku. Ma ei taha ennast. Ma lihtsalt mainin, et viib. Tubli, 1-1. Mul on tunne, et ma ei jõua tunni aega ümber õppida, ehk ma lihtsalt teen tennist, sest see töötab. Tuli üle selle põre! Kus see nüüd läks? Tükki üle! Võiks nagu selle puuri sisse. Oleme siin nii mõne taha mängima, et ta lööb meile sealt lihtsalt. Tüdrukud, tuletan meelde, me ei mängi pesapalli, on ju? Kaugus ei ole tähtis. Ma lihtsalt mainin, et iga kord, kui ma siin käisin, see oli rohkem siuke anna endast kõik, et pallile pihta saada vibe. Mitte nagu, et me nüüd võtame põrkest klaasiga. Nagu ma ei ole, ma lihtsalt mainin, et ma enne oli mingi ma olen podelis käinud, aga nagu ma ei tea. Ütlesin, et me tulimegi siia õppima. Ja ma lihtsalt mainin rääkida. Miks me ei võiks kunagi teha siukseid asju, milles Viki ei ole osame, mina olen? Nagu näiteks küsimus. Ma olen väga vitme külgi inimene. Okei, oota, keskendume. Siin me harjutame klaasipõrkest lööki hetkel, mida võib siis juhtuda, kui sa paaris mängid. No nii, sini! Staaratleet! Mis ta nagu läheb nagu... Mul sellepärast ongi tagakäsi tugev, et mul üks laperdab liiga palju, teisel on nagu... Ja see ongi, kui ma teen 2 korda, siis see on nagu kindlama. Ma ei tea, kas see on siuke asi, mida tegelikult keegi kunagi ei tee, et see nagu... Väga palju naiste rahvad teevad. Okei, siis on hästi, Hästi, üks veel. Probleem. Ja 2 suht. Ma ei jõua mõelda! Oota! See on kes lõu lausa! Ei, ma ei alga paikale. Okei, oota, ma nüüd keskendun. Mõnest ei saa niipidi pihta sellele paljale. Viki, kui me oleme paaris saavutad neid. Oi, kõik. Ehk olemes oleme niipidi nagu, et ma võtan rohkem eeskätt mul soovib, aga siis on lemmik. Kuidas see nii toimub? Ei, see küll ei toimi. Näed, toimub. Üks võin veel. Tobli. Viki on lihtsalt võitja. Ma ei näe! Oi, jälle. Ja arvame, kolmas kord! Mul teeme countdowni. Mitu korda Sydney on üle löönud? Hetkel 3. Ei, mitte üle, aga puurist välja. No ongi üle, sa saaksid aru. No üle nagu, no mõtled üle võrgu. Me räägime nagu puurist nagu teisse puuri täiesti. Mida Viki? Oh my god, see on kõige ägedam osa veel padeli juures, mida ma proovinud olen. Miks tennises siukseid asju pole? Ma ei saa aru sellest. Mul tunne nagu saaks teletuks sellest mingi asi. Jaa, nagu see tolmu imeja, mis... Jaa, see või nagu istus. Kiiruse peale! Ei, oota pärast ma pean kokku keskenne selle torni täis saama, mul on täis. Mul on ka juba tulevad üle. Mul on täis. Viki kaotas.
kuidas võetakse tennises punktide teada? No ma tean, et see on nii keeruline, et alati kui ma vaatan mingit tennisasja, mul on kõik meelest läinud ja siis ma üritan meelde tuletada, siis mul ei tule meelde. See on kaks erinevat asja. Siis on punktid, siis on game'id ja siis on sett. Ja seda setti ma teadsin. Ja siis alustame servimisega, proovime servida. Toome siia. Kas teeme nüüd võistlust, kes seda väiksed tormi või? Võidu. 3, 2, 1 läks. See ei ole üldse mingi hea võit. Ei, parem on see, kui me oleme koos tiimis ja võidame padelis. Ja, siis on hea. Me peame ära naerma praegu. Ma olen reaalselt, ma olen hirmul. Kas siuke asja? Hakkame naerma ja siis hakkasid siule normaalne. Ma ütlesin, et on vaja tühjaks naerda, ma ütlesin, et on aru, millest ma räägin. Meie oleme valmis. Palun ei teeme pärast, palun, ma ei suuda. No loosikatiimid pean ma Victoria vastu mängima, aga ma arvan, et mul on siiski võimalust, ma pean uskuma endasse. Lihtsalt vaata ja õpi Victoria. See oli mu soojendus, ärge laske mul hävingrida. Countdown 4. Mõtle, et kes on põrkega. Ma ei saa sul põrkega. Countdown 5. Rait oli ees, mis ma oskan öelda. Ja mäng oli, sa olid väga tubli. Nojah, tublid olite. Järgmine kord uuesti. Me teeme järgmine kord. Kuidas oli? Üliäge. Me tuleme tagasi, me võtame 4. Jutšika ainult selleks, et padelit mängimas käia. Nagu reaalselt, siis kui me harjutusi tegime, ma kartsin räigelt, ma olin mingi, ei, ma ei taha teha. Ja nii kui me mängima hakkame, ma olin mingi, jaa, okei, need lähevad mööda, aga mul oli nii tore, mul oli nii meeldis. Ma reaalselt arvan, et kui Anita tuleb Eestisse, siis ta peab tulema meiega 4 see padelit mängima. Me väga loodame, et teile meeldis see video. Kui meeldis, ärge kindlasti unustage seda laikida. Ja andke all kommentaarides teada, esiteks, kuidas te arvate, kuidas meil läks ja teiseks, kas te olete mänginud padelit ise? Aga kas me peaks Anitaga koos tegema Volgahe? Ja kui te olete mu oskustes pettunud, ärge kommenteerige, sest ma solvun. Aitäh teile! Ja kindlasti ärge unustage ka subscribe'ida ehk klikkida sellel punase nupu seal all, et ei jääks meie tulevastest videotest ilma ning näeme juba järgmises videos. Jutšikid! Mu hääl on ära peale seda videot.